Rahvas teab rääkida, et vanus, see on ju kõigest number passis. Eks ta tegelikult nii olegi, kui inimene tunneb ennast ikkagi noorena, siis ta ongi noor. Aga sõbrad, me peame tunnistama ka seda, et vanuse kasvades kaasnevad ka teatavad ealised iseärasused. Tänases liikleja saates keskendumegi väärikas eas liiklejatele ja uurime, kuidas teha nii, et ka eakana oleks turvaline liigelda. Eakate osakaal kasvab Eestis igal aastal ja see ju tähendab seda, et ka eakate jalakäijate ja eakate sõidukijuhtide osakaal kasvab Eestis igal aastal. Hetkel on Eestis 65-aastaste ja vanemate inimeste seas juhtimisõigus ligi 100 000 eakal. Öeldakse, et tavalise, terve, noore inimese taju on võimeline töödeldada 7+–2 objekti korraga, üheaegsete. Ehk see on valgusfoor, see on liiklusmärk, see on teine sõiduk, see on tagaolev sõiduk, võib-olla see on spidomeetri peal, võib-olla mingid näitaja. Siis ma samal ajal vaatan kuhugi edasi ja siis ma fikseerin ära, kes kus on ja põhimõtteliselt minu jaoks see loob sellist nagu kujundit sellest liikluspildist. Mis puudutab siis eakat autojuhti, siis temal on väga keeruline juba seda teha, sellepärast tal see number vaikselt niimoodi kahaneb ja ta ei saa enam hakkama ja siis ta ei suuda tegelikult toime tulla. Ehk siis ta tegelikult oomab, et kui nagu terve noor inimene oligi see 7+–2, siis eakal juhul võib-olla või see ütleme võib-olla 5 või 3, 1. Kusjuures keeruliseks ülesandeks muutub juba tavaline manuaalkäigukasti käiguvahetus. Et see on juba keeruline, sest aju peab andma korraga üheaegset käsku ühele jalale, teisele jalale, ühele käele ja siis samal ajal otsustada ka ja samal ajal ta kuulab ju seda sama mootori häält ja kuidas ta reageerib, milline, kas on õige käik sees või ei ole õige käik sees ja nii edasi. Ehk liiga palju asju on vaja kontrollida juba sõiduki sees. Eaka autojuhi vanuse piiriks loetakse Eestis kokkuleppeliselt vanust alates 65. eluaastast. Kui muidu tuleb mootorsõiduki juhil läbida tervisekontroll üldjuhul iga 10 aasta järel või arsti määratud ajal, siis eakad juhid ehk mootorsõiduki juhid alates 65-aastaseks saamisest peavad läbima tervisekontrolli iga 5 aasta tagant. 65. eluaastast tuleb käia tervisekontrollis seepärast, et inimesel vanuse kasvades tõuseb ka terviseprobleemide hulk. Ja lisaks muutuvad ka mõned võimed, nagu nägemisvõime, kuulmisvõime, arusaamisvõime. Ma ei taha siin öelda, et kõik 65-aastased on automaatselt päeva pealt pimedad, kurdid ja rumalad, aga lihtsalt inimestel hakkavad, nad ise tunnevad ka inimesed tegelikult, et hakkavad sellised erinevad funktsioonid muutuma ja siis on Eestis on kokku lepitud, et siis umbes sellest vanusest alates võiks hakata ennast tähelepanelikumalt jälgima, mis ei tähenda, et inimene juba varem ei peaks ennast jälgima. No inimene, kui ta näiteks ei näe ees sõitva auto numbrit, ei näe liiklusmärke hästi või näeb neid alles väga hilja, siis ju võiks mõelda. Pimedas hakkavad tuled hästi helendama ja tekivad sellised halod ümber tulede, siis kindlasti peaks juba silmaarsti juurde minema, võiks juba natuke enne minna, kui need tekivad. Mida inimesed ise sageli tähele ei pane, on see, kui vaateväli aheneb. Tavaliselt siit külgede pealt, et inimene näeb küll otse väga hästi, aga selleks, et küljele vaadata, peab rohkem pead pöörama, et seda tavaliselt ise tähele ei panda. Aga ka see võib aheneda, et seal on erinevaid funktsioone, mis kaovad. Või kui ei kuule enam hästi, ei kuule sõbra juttu või kui tuleb ka paluda, et palun korda, et ma ei saanud hästi aru, et liikluses on ka kuulmist vaja, et signaalid ja sellised asjad. Ja lisaks ju, ma ei tea, mina näiteks juhin ka autot kuulmise järgi, kui ka mootori pöörete arv läheb teatud hulgale, siis ma vahetan käiku. Mida siis tervisekontrollis ka kontrollitakse? Ma saan aru, et nägemine oluline, kuulmine, aga mida veel? No me hindame seal ka, mõõdame vererõhku, vaatame veresuhkrut ja räägime inimesega, et enamasti teeb selle tervisekontrolli pereõde ja kui vaja, siis ta kaasab perearsti. Aga me kindlasti hindame ka seda, mis ravimeid see inimene võtab ja kas ta
kas ta on näiteks põdenud mingit haigust, mis ei sobi kokku auto juhtimisega või mis võib mõjutada auto juhtimise võimet, et siis me ka kontrollime. No näiteks insult on hästi tüüpiline. No näiteks liigese probleemid, kui liigesed on väga jäigad, väga valusad ja ei saa õigel ajal piduripedaali vajutada või sidurit või gaasi või kui ei saa käigukangi nupust korralikult kinni võtta, et siis kindlasti on vaja nagu mõelda, et kas ma ikkagi sobin autot juhtima. Juht, olgu ta näiteks siin, ma ei tea, kas või 70-aastane, kõik asjad on vinks-vanks korras, tervisekontroll läbitud, sõiduki juhtimise õigus jääb ja kui nii ilusti edasi minna, siis kas või 120-aastaselt võib vabalt sõita Eesti Vabariigis? No põhimõtteliselt küll või siis 150-selt või 160-selt, eks ole. Kuigi enim saavad eakad liiklejad viga või hukka jalakäijatena, siis sarnases suurusjärgus on tegelikult ka vigastatute ja hukkunute arv sõiduautojuhtidena. Näiteks aastal 2021 sai liikluses viga 65 eakat jalakäijat, 53 sõiduautojuhti ja 39 jalgratturit. Hukkus lisaks 7 eakat jalakäijat, 5 sõiduautojuhti ja 1 jalgrattur. No autojuht, ma arvan, et ma olen olnud üle 50 aasta, aga 6. aprillil saab minu lubades saab täpselt 50 aastat. Ja kui sa nüüd meenutad võib-olla siuke 45 aastat tagasi, see noorem Erki ja praegune Erki, mis on kõige enam võib-olla muutunud? No lihtsalt see liiklusolukord on nii totaalselt muutunud, et kui ma mõtlen 73. aasta peale, kui mina autojuhiload sain, et ma arvan, et siis võis liikluses olla võib-olla 10 korda vähem autosid kui praegu. Ja enamus need inimesed, kes juba selleks ajaks oli endale load soetanud, ikkagi enam-vähem teadsid ka, mida nad liikluses teevad. Et võib-olla ehk autod ei olnud nii tasemel ja ei olnud 4-veolised ja ei olnud ABS-piduritega ja kõik võimalikud muud trikid, mis on autodele juurde ehitatud. Need on teinud muidugi autod turvalisemaks. Aga liiklejad ise on tihtipeale väga-väga kahtlase sõidustiiliga ja ma arvan küll, et võib-olla mõni neist ei ole ikkagi seda autojuhi eksamit korralikult läbi teinud, nii et seal võib olla ka mitte ainult ohtlik, vaid ka eluohtlik nendel liiklusesse tulla. Siis mis võib-olla praeguses liikluses kõige rohkem muret valmistabki? Kas osatakse näiteks kaasliiklejatega arvestada, kas jalakäijad oskavad autojuhtidega arvestada? No ma arvan, et see ongi see kõige hullem, et ei osata. Et väga suur hulk neid liiklejaid on, kes tundub, et nad ainult üksi ongi liikluses. Et ühest küljest kuskil mina sõidan väga palju Pirita teed mööda, et kui sa näed ees liikuvat suhteliselt hea varustusega autot ja ta sõidab hästi aeglaselt või kuidagi niimoodi vahetab ridu ilma suunda näitamata, siis ma julgen arvata ja 90% mul on ka õigus, et ta tegeleb mingisuguse sõnumi saatmisega kuskile nutiseadme kaudu kuskile. Ja teisest küljest, mis mind väga ärritab, on see, et ei kiputa suunda näitama. Ja tihtipeale on need suuna mitte näitamised on lõppenud väga halvasti. Ka minu jaoks. No räägi. Ei, lihtsalt, et see inimene, kes vasakult poolt tahtis äkki paremale minna ja selleks suunda ei näita, siis ta lihtsalt keeras mulle ette. Mul oli väga raske pidama saada. Millal viimati ka tervisekontrollis käisid? Siis, kui seadus seda nõuab, ma arvan, et see võis olla kuskil 5-6 aastat tagasi. Nii et ma olen püüdnud selles suhtes seadust järgida ja oma silmanägemist ja reaktsiooni kiirust ja kõike muud ikka kontrollida piisavalt palju, et ma oleksin suuteline liikluses reageerima vastavalt vajadusele. Mis nõu annad teistele kaasliiklejatele ja ennekõike eakamatele? Et pandaks tähele teisi, et nad ei ole liikluses üksinda, sest see liiklus on niigi närviline. Kui on palju autosid, on vähe ruumi, on kehvad teeolud, on mingisugused muud takistavad tegurid. Urve Miidla, teie kui endine politseiametnik ja teie kui ka jätkuvalt tegelikult ju liikluskoolitaja ja nüüd siis eakas liikleja. Millega teie ja kui palju igapäevaselt liigute siis ka? Kondimootoriga? Ja, kondimootoriga, ühistranspordiga, iga päev.
selles piirkonnas alustan, selles piirkonnas lõpetan käimist. Ja liigun ka siin, meil on siin raamatukogu ja muud sellised olulised kohad, kuhu asja on. Nii et selle piirkonna liikluspilt on suhteliselt tuttav, igapäevane. Aga kui te nüüd mõtlete, kui palju on muutunud viimase 10, võib-olla 20 aasta jooksul liikluspilt just jalakäija pilgu läbi? No jalakäija pilgu järgi kindlasti neid ülekäiguradu ja kohti on tegelikult oluliselt rohkem juurde tulnud. Just nimelt see on väga hea ju. Ja see on väga hea, just nimelt reguleeritud kohti, ühesõnaga sellist metsikut liiklemist, nagu varem ole, et igaüks läks kus tahtis, et seda nagu ei peaks olema, kuna kohad, kus tegelikult siis teed ületada, tänavat ületada, on tähistatud ja on ju oluliselt ohutumad. Nii et selles mõttes... Aga ometi ma näen ju, mitte ainult eakad, ka noored panevad ju täiesti nagu hullumeelsed kuskil valest kohast üle tee. Jah, et praegu on lumi maas, et kui siis vaadata neid võimalikke rajakesi, eks ole, siis nende rajakeste järgi on ju ka näha, kust minnakse otse. No siin ei ole lausa tee peale tormatud. Aga see on ju eluohtlik ja seda kohe kindlasti teha ei tohiks. Aga igaüks arvab ju, et minuga ei juhtu. Kui juhtub teistega. Ja aga ma ei ütle, et praegu keegi nüüd selle auto ette nüüd lausa tormaks, aga kui vaadatakse siia ja sinna ja ühtki autot nagu liikumas ei ole, sest et seal on ju foor ja seal on ju foor, siis üritatakse siit vahelt läbi lipsata otse Kaira tänavasse. Eakad jalakäijad satuvad õnnetustesse peamiselt asulas ja suurem osa nendest õnnetustest juhtuvad kas siis valgel ajal või siis valgustatud kohtades. Üle 3% kõikidest eakate jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetustest toimub ülekäigurajal. Ülekäigurada on kõige ohutum ületada, kui enne ülekäigurada jääda, enne teeületust jääda seisma, siis olla väga tähelepanelik, vaadata, hinnata liiklust, sõiduki kiirust. Ülekäiguraja puhul on näiteks väga oluline see, et hinnata, et kas sõiduk aeglustub ja jääb seisma ja siis ületada tee rahulikus tempos. Aga millised teeületuskohad on Eestis üldsegi olemas? Eestis on olemas lahendustena reguleerimata ülekäigurada, siis fooriga reguleeritud ülekäigurada, teeületuskoht, peamiselt siis asulavälistes keskkondades ja on ka eritasapinnaline ületus ehk siis tunnelid, jalakäijate sillad, mis on siis, võib öelda, kõige ohutum teeületuse viis, kuna jalakäija ei pea sõiduteed ületama, vaid läheb ülevalt pealt nii-öelda. Mida teeb Transpordiamet, et eakatel oleks ohutum liikluses liigeda? Transpordiamet rajab liikluslahendusi, mis on loogilised ja ohutud kõikidele liiklejatele, sealhulgas ka eakatele liiklejatele. Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral. Viimase puudumise või käimiseks sobimatuse korral, aga sõiduteel selle vasaku ääre lähedal, sõidukeid takistamata, kusjuures halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustamata teel, tohib sõiduteel liikuda ainult ühes reas. Ja mis peamine, jalakäijal tuleb end sõiduki juhtide jaoks võimalikult nähtavaks teha. Et ennast nähtavaks teha saab mitut erinevat moodi. Kõige lihtsam on kanda selleks helkurit, selleks ette nähtud kohas või mõnda muud valgusallikat. Et helkur peaks meil siis üldjuhul olema paremal pool põlve kõrgusel, aga samas, kui me lähme üle tee, siis tegelikult kõigepealt sõidukid tulevad ju vasakult poolt, mis tähendab tegelikult seda, et kui helkur asub meil paremal pool põlve kõrgusel, siis seda on väga raske näha. Ta on põlve taga peidus? Absoluutselt ja selle tõttu peakski olema helkur meil nii vasakul pool kui ka paremal pool. Millega tuleb veel arvestada, kui nüüd liigelda asulavälisel teel? Jalakäija näeb autojuhi tulesid väga-väga hästi, väga kaugelt, aga autojuht näeb tegelikult jalakäijat vahetult enne kas sõidude ületust või vahetult enne seda, kui ta on sõidude ääres.
ja jalakäija peab olema tõesti väga tähelepanelik, et eriti just teeületusel. Et hetkel me oleme sellises kohas, kus meil selja taga on ülekäigu koht. Ja see ei ole ülekäigurada, see on ülekäigu koht. Täpselt nii, et ülekäigu raja me tunneme ära sellise sinist värvi nii-öelda sebramärgiga, aga ülekäigu koht on siis selline koht jalakäijale, kus ta saab minna natukene ohutumalt üle tee, sest tal on tehtud siin ohutussaar, aga samas tal ei ole üldse eesõigust. Ehk siis ta peab väga-väga veenduma, et ei tule mitte kuskilt sõidukeid. Kuidas on kõige õigem teed ületada, kui inimene nüüd on bussist välja tulnud? Et neid ülekäigu kohti pannakse väga tihti just bussipeatuste juurde, et kui inimesed tulevad bussi pealt maha, et kui kunagi räägiti seda, et tuled bussi pealt maha, mine bussi tagant, et see on ohutum, siis praegu on ainult üks sõnum. Pead veenduma, et buss on ära läinud ja alles siis tohib minna üle tee. Urve, mis on teie pilgu läbi ehk liikluses natuke valesti ja just pigem nagu jalakäija vaatenurgast? Mis on võib-olla eelkõige eaka liikleja probleem, et mõnel ülekäigurajal, reguleeritud ülekäigurajal on fooritsükkel just täpselt selline, et üks eakam, pisut töntsima sammuga inimene, ta lihtsalt ei jõua rohelise fooritsükli ajal teed ületada. Mõnel pool, kui on reguleerimata ülekäigurada, nagu see minu selja taga üks selline on, siis koolitustel on eakamad liiklejad kurtnud, et osa autojuhte ei anna teed. Et võib-olla nad eeldavad sellist suuremat tähelepanu ja nendega arvestamist sõidukijuhtide poolt. Jah, peaks rohkem arvestama nii eakate kui ka tegelikult üleüldse jalakäijatega. Vastastikku ju tegelikult, sest et eks vahetevahel kipuvad ka jalakäijad rinnaga oma õigusi nõudma, sellepärast, et üks asi on jalakäija õigus, aga teine asi on ikkagi reaalse situatsiooni arvestamine, et kui see jalakäija sellele vöötrajale, kas või selline, mis see minu siin parem õla taga on, viimasel hetkel astub ja auto pöörab siit selle tänavat, eks ole, sisse, siis autojuht ei suuda ju ka aeg pidurdusi teha. Eriti kui teeolud on sellised, nagu nad meil talveperioodil on, et normaalne oleks vastastikune teineteisega arvestamine, et viisakus eelkõige. Meil on näiteks tõesti statistika järgi üks raskematest kohtadest eaka inimese jaoks on vasakpoolne pööre. See on nagu tandem, mis käib kaasas. Et siis sellisel juhul peab arvestama, et kas see inimene, kes läheb näiteks vasakupoolsele pöördele, et kas ta üldse on suuteline märgata mind, kui mina tulen külje pealt. Kuigi jalakäijatel on olemas oma kohustused, aga väga sageli jalakäijad ei ole üldse teadlikud neist, et neil on tõesti kohustus kõigepealt peatuda ja veenduda, et kas tee on vaba, kas ma tohin minna, sellepärast, et ilmselt väga vähesed jalakäijad teavad, et näiteks praegustes tingimustes, kui teed on isegi sellised nagu enam-vähem kuivad ja ilusad ja libe veel ei ole, siis selleks, et sõiduk peatuks tsoonis, kus on lubatud 50 kilomeetrit tunnis, ehk täishooga sõiduk tuleb, et ta läheb ikkagi ligi 30 meetrit peatumiseks. Milline oleks ideaalne ja kõigile ohutu liikluskeskkond? On selline asi üldse olemas? On see võimalik? Ilmselt ei ole nii palju inimesi ja nii palju soove ja nii palju nägemusi selle kohta. Aga võib-olla siin ma tooks sellise ühe hea väljendi, et kuna meid on palju, meid inimesi siin maailmas ja liiklejad on palju, siis tuleb ikkagi arvestada seda, et iga inimese vabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese vabadus. Ja kui me oskame arvestada selle vabaduse ruumiga, siis see oleks ju ideaalne, kus me saaksime tegelikult ära mahtuda kõik siia väikese planeedi peale ja isegi kõige kitsamale sõiduteele. Liikluskeskkonna jagamisel on oluline liiklejatüüpide omavaheline koostöö. Ohutu liiklemine ja omavaheline viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult üksteist märgates. Kõigil on õigus üht või teistmoodi liikluses osaleda. Kuid siiski tuleb eriti hoolikalt tähele panna vähem kaitstud liiklejaid, nagu jalakäijad ja jalgratturid.
eeskätt lapsi ning eakaid. Sõbrad, kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele kaasliiklejatele. Ärme kihuta, pimedal ajal kandke alati helkurit ja kui te olete autoroolis, siis jälgige teeolusid ning loomulikult liiklusmärke. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!